Nii, palju õnne uue õmblusmasina puhul. Kui sa oled just selle läikiva karvi lahti teinud ja tunned korraga nii elevust kui ka, võib-olla kerget hirmu, siis sa oled täpselt õiges kohas. Unustame korraks selle paksu kasutusjuhendi ära, teeme koos läbi need kõik esimesed sammud, et saaksid oma esimese õmbluse tehtud. Ja see tunne on täiesti normaalne. Uus masin, nii palju nuppe, tuesid, võimalusi, see võib esimese hooga tunduda päris hirmutav. Aga usu mind, see on tegelikult palju lihtsam, kui sa arvad. Me võtame selle samm-sammult ja teeme kõik koos läbi. Just nii! Me ei hakka kohe kardinaid õmblema või midagi keerulist tegema. Meie eesmärk on väga lihtne. Järgmise 5 minuti jooksul teed sama esimese täiusliku piste. Ja ma luban sulle, et pärast seda tunned endama uue masinaga palju enesekindlamalt. Okei, hakkame siis pihta. Päris algusest. Enne kui me niiti ja nõela üldse puutume, vaatame kiirelt üle mõned masina põhiosad. Ära muretse, me ei õpi kõike korraga pähe. Keskendume ainult nendele detailidele, mida meil kohe praegu vaja läheb. Esimene asi, mis sul võib-olla pähe tuleb, on see, et mis vahe on Opel 650 ja 670. Peamine erinevus on ekraanis. Aga kõige olulisem asi sulle praegu on see, et tänase tegeluse, masina sisse lülitamise, niidistamise ja esimese õmbluse puhul ei ole neil absoluutselt mitte mingit vahet. Kõik sammud on täpselt samad, nii et see juhend sobib sulle ideaalselt, ükskõik kumb masin sul on. Vaata, sinu masinal on palju erinevaid osi ja funktsioone, aga hea uudis on see, et me ei vaja neid praegu kõiki. Unustame hetkeks kõik need teised nupud ja kangid ning keskenduna ainult 5 kõige olulisemale detailile, et saaksime õmblema hakata. Siin nad ongi, meie tänased staarid. Esiteks, sisse-välja lüliti. See on masina paremal küljel, tavaliselt seal allpool. Samuti paremal pool on see suur käsiratas, millega saad neela käsitsi üles-alla liigutada. Siis neela taga on pressjalakang. See tõstab ja langetab seda väikest jalga, mis kangast kinni hoiab. Ja muidugi neelise ning ekraan, mis on sinu juhtimiskeskus. Need 5 ongi kõik, mida meil praegu teada on vaja. Nüüd, kus me teame, mis on aeg masinale elu sisse puhuda. See samm on küll lihtne, aga ilma selleta ei johtu mitte midagi. See on imelihtne. Võta kõigepealt pedali juhe ja ühenda see sinna esimesse pessa masina paremal küljel. Siis võta toitejuhe ja ühenda see tagumisse pessa. Kui mõlemad on ilusti kinni, pista toitejuhe seinakontakti ja vajuta lülitid. Ekraani ja tuled süttivad, sinu masin on valmis tegutsema. Nüüd jõuamegi õmblemise kõige olulisema osa juurde. See on lugu 2 niidist. Ilus õmblus sünnib ainult siis, kui ülemine ja alumine niit teevad omavahel ideaalset koostööd. Usu mind, kui sa selle selgeks saad, on pool võitu juba käes. Alustame alumisest niidist ehk poolist. Aseta see tühi pool masina peal olevale vardale. Nüüd vii niit läbi selle väikese hõbedase pingutusketta, see tagab, et niit kerib ennast ühtlaselt peale. Keera niidiots paar korda ümber pooli, lükka varras paremale, nii saab masin aru, mida sa teha tahad ja vajuta pedaali. Ja siin on parim osa. Sa ei pea üldse muretsema, et kerid liiga palju, sinu tark masin teab täpselt, millal pool täis saab ja jääb ise seisma. Lihtne, eks? Nüüd on ülemisi niidi kord ja siin on üks kuldreegel, mida pead meeles pidama. Veendu, et pressjalg on üleval. Miks? Sest ainult siis on niidi pingutuskettad lahti ja lasevad niidil ilusti oma kohale libiseda. Edasi on see nagu lastemäng, ühenda punktid, lihtsalt järgi masinal olevaid numbreid ja noole. Need on sinu teejuhiks, sa ei saa eksida. Ja nüüd tuleb see osa, mis säästab sind paljulest peavaludest. See pisike nõelasilm, kus niidi on vaja läbi ajada, see võib olla paras katsumus, aga sinu Opelil on selleks väikene maagiline abimees. Lase lihtsalt niidistaja hoob alla, aseta niit selle väikese konksu taha ja lase lahti. Ja voilà, niit ongi läbi nõelasilma. See on lihtsalt geniaalne. Oleme peaaegu finišis. Nüüd paneme selle äsja keritud pooli oma pesasse. Lükka selle läbipaistev katte ära ja aseta pool sisse nii, et niit jookseks vastupidi. Kujuta ette kellaseirit, mis liigud tagurpidi. Nüüd vii niit läbi selle väikese pilu ja tõmba kergelt, kuni kuuled sellist vaikset klõpsu. See klõps on märk sellest, et niit on õiges pinges, lõiga üleline niit ära, pane katte tagasi peale ja ongi kõik. Ja nüüd see hetk on käes. Kõik ettevalmistused on tehtud, nüüd paneme kõik selle kokku ja teeme sinu päris esimese õmbluse. Oled valmis? Enne kui sa pedaali vajutad, räägime korraks niidi pingest.
See on täiusliku õmbluse saladus. Ideaalis peaksid ülemine ja alumine niit kohtuma ja lukustuma täpselt 2 kangakihi vahel, nii et kumbki pole teiselt poolt näha. Kui näed kanga all silmuseid, on ülemine niit liiga lõhtv. Kui aga ülemine niit on kanga all näha, on pinge liiga tugev. Aga hea uudis on see, et sinu masina vaikseade, mis on tavaliselt number 4, on enamasti täiesti ideaalne. Ja tead, mis on veel hea? Sa ei pea esimese õmbluse jooks mitte midagi valima ega seadistama. Niipea kui masina sisse lülitad, on see automaatselt valmis tegema kõige tavalisema ja kõige kasulikuma õmbluse. Otsepiste. See on see õmblus, mida sa kasutad ilmselt 90% oma projektidest. nii, hakkame pihta. Võta 2 kangatükki, aseta need pressiala alla, lase pressijalga alla, et kangas oleks kindlalt paigas. Nüüd hinga korra sisse ja vajuta õrnalt pedaali. Lihtsalt lase masinal tööd teha, sina pead kangast vaid kerget suunama. Ja ongi kõik. Palju õnne, sa just tegid oma esimese õmbluse. Võta hetk ja vaata, mida sa just tegid. See ei ole lihtsalt mingi niidijoru kangal. See on esimene samm. Sul on nüüd võimas ja loominguline tööriist ning te tegite just koos oma esimese kauni piste. See on alles terve uue maailma algus. Nii et mõtle korraks, mis on see esimene asi, mille sa nüüd valmis teed? On see lihtne padjapüür? Äkki stiilne riistes poekoit? Või parandad hoopis oma lemmikteksad ära? Võimalused on lõputud ja sinu loominguline teekond on just alanud. Aitäh, et minuga selle esimese sammu tegid. Ja ilusat õmmeangist!